Mina kasutan uue koolitunni või ettekande teema ettevalmistamisel mõtete kogumiseks ja korrastamiseks sellist vahendit nagu mõistekaart ehk mandala. Lihtsalt seletades on see selline. Pane paberi keskele kirja oma põhiline idee. Püüa leida mõned selle ideega haakuvad ideed või näited. Järgmise tasandi moodustavad nii keskse ideega seotud kui ka eelmise tasandiga haakuvad ideed, näited ja kirjeldused. Mandala töötab suhteliselt hästi nii-öelda ajurünnaku faasis. Mina panen kirja ka kõige lihtsakoelisemad ja naljakad seosed, mis mul pähe kargavad, sest ka need võivad uusi ideid sünnitada. Alles hiljem asun sorteerima, milline on mingi publiku jaoks parem või halvem variant. Selliseid mõistekaarte võiks sul ettekannet ette valmistades olla mitu. Võiksid teha näiteks iga hiljem sisuks kujuneva idee kohta ühe. Paljud esinejad eelistavad ideede genereerimise ajal näiteks mingisugust liikuvat tegevust teha, joosta, hüpata, jalutada. Öeldakse, et liikumine kiirendab vereringet ja see omakorda soodustab suurema hapniku hulga jõudmist aiu. Ja mida selgem on pea, seda paremad ideed.